tere kõigile Palle autoringlusest siin. See video algab siis bussijaamast, nagu kunagine mingi Soome video. Aga seekord on minek oluliselt lähemale. Seekord on sihtkohaks Võru. Ja miks siis Võru? Ma otsustasin sealt osta pimesi ühe soodsa auto, arvatavasti potentsiaalne rendiauto. Ja tegelikult selgus, et seal on veel sama müüja poolt siis müügis 2 autot, mida ma võib-olla tahan. Ja kohe peaks saabuma Martin. Ma ei tea, kus ta on. Tegelikult ta peaks olema juba siin. Ja kohe lähme bussi peale. Ühesõnaga, bussis ja lähme. Et ma ei tea, see on loogiline, kui pill on 25 aastast vana, et siis on igalt poolt igalt paber ja ta ei ole nagu sitas. Ei, tal nagu auke ei olnud selles mõttes nagu kruvikat läbi ei löönud, aga ta oli selline, et 5 aasta pärast arvatavasti saab tükkel lõigata põhja. Jah, seda küll, jah. Et kurat, et ei olnud väga hea aasta, et mingi 17 tonni kõik kokku läinud. Et tahad tagasi osta bussi 10-ga või kohe osta. STI motoriga, eks ju. STI ära keevitud üle värvitud. Kes differ ka vahetati või? No kõik asjad tehti, seal mingi hübriidturbod ja jõudu juurde ja kast vahetati. Ühesõnaga kohal. Kaunitarid on siin reas kõik taga ja siin on üks väga suur projekt, see Jet, see on väga palju tööd vajab, aga ta on odav. Siis üks väga heas korras Peugeot, mida mul mitte kunagi pole olnud, sellepärast et 407 ei ole tundunud eriti atraktiivne minu jaoks. Aga too on diisel alla 300 sõitnud ja aastane ülevaatus. Ja siis on Volvo, millel samamoodi on just läbitud ülevaatus ja mega palju tehnilisi asju tehtud, hästi korralik auto, suure läbisõiduga küll. Ja siin on nagu potentsiaalne rendiauto pargi uuendus, aga midagi võib-olla läheb müüki ka, vaatame. Et tegelikult ma ostsin need just kõik 3 tükki ära. Ma seda ei filminud. Ja nii lihtne see ongi. Nüüd viime need Tartusse ja siis tuleb mingi plaan teha, et mis järjekorras, mida teha, sest et nüüd on niimoodi, et ma olen ahnitsenud neid autosid veel ja mul on kogunenud neid mitte müügis olevaid autosid mingi 6 või 7 tükki praeguseks. Ja seal on see, et kui ma hakkan valest otsast pihta, siis ma võin 2 nädalat nii tööd teha, et miski müüki ei jõua, et ma pean alustama õigest otsast nii-öelda, müüki või renti, vahet pole kumba, eks ole. Et mul on veel neid ühesõnaga, et nüüd ma pean rahulikult järgi mõtlema, et mis järjekorras ma midagi teen. Ei kommenteeri. Ütle, kuidas need autod tunduvad? Väga head. Kõik on väga head, nagu uued, eks ju? Kõik saavad uueks. Sõidavad, saavad uueks? Jah, kõik saavad uueks. Võt näed. Nüüd on siuke naljakas kaader, et ma olen tagasi siin samas. Siit ei ole võib-olla hästi näha praegu pimedas. Vaatame. Jah, automaailm. Ühesõnaga, ma olen tagasi siin samas. Siin on see Jet. Siin oli enne need teised 2. Need me viisime ära ja ma tulin bussiga uuesti tagasi Võrru. Nii et ma olen nüüd 2 korda Võrus käinud 1 päeva jooksul. Ja tagasi teel ma ostsin ühe auto veel. Ehk siis täna on ametlik rekordipäev, kui ma ei eksi. Ma ei ole ostnud kunagi 1 päeva jooksul 4 autot. 3 vist olen. Ja kusjuures ei ole üldse mitte öö veel. Täna jõuab veel selle Elvast ostetud auto ka ära tuua, võib-olla kui hästi läheb. Ühesõnaga jätkame matka siis ja mul on eesmärk vedada kõik need autod täna Tartusse kokku ja viia eri kohtadesse remonti selleks, et siis saab kõige kiiremini kätte. Ja siis paari päeva pärast on juba tšalala ja enamus neist valmis. Seal on vähe teha tegelikult, pisiasjad on. Viimane peatus Elva ja siin nurga taga kohe on see Touran ka, aga ma ei tea, kas siin tänavavalgustus näitab. Siin on ikka täiesti pime hetkel, aga siin ta on ja kui keegi küsib, et kuidas ma ta leidsin, siis siin kõrval on väike vihje, kes mu videosid vaadanud on näinud, et see auto oli natuke aega tagasi meil garaažis. Et vaatame teda millalgi valges uuesti. Välimuse mõttes on olukord päris raju. Tehniliselt on väga hea. Ja kerime ajas edasi mõned päevad. Ehk siis umbes täpselt nädal on möödas viimastest kaadritest. Aga tegelikult sama seis oli juba üleeile. Ehk siis vaatame, kus maal, mis asjad meil on. Kõigi 4 autoga on tegeletud ja nendest 4 üks on praeguseks ka juba müüdud. Et ma hoian edaspidi seda joont, et ma panen
ükskõik, kas tegu on rendi- või müügiautoga, ma panen alati kuulutused ülesse, kui vähegi jõuan ja on võimalik. Ja noh, kes tahab, see tahab selles mõttes, et mul on võimalus ju valida, et mis renti, mis müüki, et kui keegi tulebki ostma midagi, siis ma võin plaane muuta nii-öelda. Ehk siis eesmärk on ikkagi kõigi kuulutused üles panna, neist midagi läheb kindlasti ka renti. Aga ühesõnaga Peugeot 407 osteti ühe päevaga ära. Kõik kabum, läinud. Ja kohe esimesele vaatajale auto oli korralik ka. Ja sellega on ainult mõned pildid ja läinud ta ongi. Aga vaatame teised ei ole veel läinud. See kaunitar Jett, siin on nagu mingi soppa ka ees stange vahel. Aga Jettil on küljes juba uus esitiib, mille loomulikult värvis suht okei värvitöökoda. See on meil nüüd läbi käinud ka paarist videost. Ja siin on veel tegemist. Siin on see mikrolüliti, kus juures, ma ei tea isegi, kus ta siin praegu on, ma näen, et see kest on siin. Mikrolüliti. Üle hulga aja ma olen olukorras, kus on varuosa, mida on päriselt keeruline leida. Et Eestis ju 0 varuosa päringule vastust tuli sellele. Ja ei leidnud ma Ida-Euroopast ka sobivat varianti, et proovime parandada. Kallis asi on see Jeti mikrolüliti. Ei ole küll selle ostureisi auto, aga läks ikkagi hammasrihma ja veepumba vahetuseks ja nipet-näpet mõned asjad veel. Et see on ka praegu sees. Kusjuures kuulutus on üleval, aga õnneks ei ole esimestel päevadel keegi helistanud. Kui keegi täna helistab, siis peab kahjuks 2 päeva ootama. Aga nüüd lähme vaatame välja selles suhtes, et väljas on veel autosid. Pimedas olid sellest autost kaadrid. See on Elvast toodud Touran. Selle autoga on vahepeal siis minu poolt makstud regamistasu, tehtud uus aastane ülevaatus. Selleks, et seda ülevaatust saada, oli vaja vahetada üks pidurisuport ja üks pirn. Ja kere arstida. Touraniga on nüüd siuke lugu, et see ei ole mingi ilus asi, et ta oli roostes loomulikult, eks ole. Ja Touran konkreetselt sai siukse, ütleme niimoodi, et spreidega pool üle värvi, et ta on pigem siuke töömehe auto, küll aga on tal üks tugevus. Tal on hea varustus ja tal on tehnika on väga hea, nagu selles praegu on tehniliselt minu arust ei ole tal ühtegi viga. Nii, Volvo osas ma tulin siia tuulevarju peitu. Volvo on taustal. Ta on tolmune ja must praegu. Ma võisin ta küll vahepeal puhtaks ja ta jõudis uuesti mustaks saada. Aga selle Volvo kohta ma pean ütlema paar kommentaari eraldi. See on, ma paneks ta täitsa nagu mingi top 3 või top 5 viimase mingi paari aasta jooksul läbi käinud odavama otsautodest. Auto on minu hinnangul nagu ebareaalselt korralik. Siin on eelmine omanik andis veel kirjalikult info kaasa. Kastiõli hõbenooles iga 60 000 tagant tehtud. Kogu aeg regulaarselt hooldatud, remonditud, kontrollitud. Just värskelt hooldatud. Õli ja kõik filtrid. Roolilatt vahetatud. Generaator vahetatud. Hammasrihm, veepump. Siis meie saime ta dosooli lekkega. See oli ikkagi õnneks väline leke nii-öelda. Tähendab, mitte, see oli teada, et see on väline leke, et see ei ole mootori seest. Oli kahtlused salongi radikas, aga olid salongi radika tihendid hoopiski. Radikas ise oli terve. Ja praeguseks me oleme teinud ära salongi keemilise puhastuse, välipesu, ma panin talle uued kilbid. Tal ei ole roostet, ta on nagu mega hea asi. Lihtsalt läbisõit on suur, et mind täiesti huvitab, kas keegi nagu võtab julguse kokku, kes otsib mingit alla 3000 eurost autot ja tuleb seda vaatama ja avastab, et tõenäoliselt see on võitja. No vaatame. Siin on 2 varianti. Variant 1, et keegi teebki järeldusi selle kuulutuse nii-öelda info peale, et selle auto seisukord on hea ja julgeb tulla. Teine variant on see, et suur läbisõit ja ta istub mul siin mõnda aega ja läheb renti hoopiski, aga mul ei ole vahet tegelikult. Ühesõnaga, autode ostureis võib toimuda ka Eestis ja nagu sellel korral näha oli, siis Võru ja Elva ringiga sai 4 autot toodud ja nädalaga on nendest 3 müügis, 1 müüdud tähendab. 1 müüdud, 2 müügis ja 1 läheb natuke veel aega. Et eks mulle ikka meeldib vahepeal selliseid autode ostmisi filmida. Need olid osaliselt ette ostetud ja mingi hetk varsti siis tuleb siuke Jett. 2010 aasta oli ta vist, bensukas manuaal, tuleb müüki. Siin on veel tegemist.
aga minu poolt praegu kõik ja näeme varsti jälle.